Tere! Täna tutvustan teile jälle eripalgelisi raamatuid, mida siis viimasel ajal lugenud olen. Ja esimene raamat on väga huvitav raamat. See on Eesti metsaluule antoloogia Südames laulavad metsad. Ja selle on siis kokku pannud Doris Kareva. Ja nagu juba pealkirja järgi aimata võib, siis siia on koondatud erinevate Eesti luuletajate metsateemalised raamatud. Ja need luuletused ei ole siin järjestatud autorite järgi, vaid on erinevate teemade alusel üheks tervikuks kokku seotud. Et siin on sellised 6 või 7 või 8 igatahes peatükki. Ja teemadeks on siis näiteks puud, rabad, taimed, kõik, mis puutub metsa, aga näiteks tänapäevastest teemadest leidub siin luuletusi ka lageraiede kohta. Ja ka erinevatest aastaaegadest on siin luuletusi ja kõik see moodustab sellise mõnusa terviku, mida on hea lugeda. Et siit leidub nii Eesti klassikalisi luuletajaid nagu Juhan Liiv, Jüri Viiding, aga on ka täiesti uued nimed, kes minu jaoks olid täiesti tundmatud. Näiteks Ali Salman ja Karl-Sander Ers. Et ma ei ole võib-olla kõige rohkem kursis selle tänapäeva luulega, et siin on veel teisi nimesid ka, kes ei ole mulle eriti tuttavad, aga selles mõttes just ja kogumiku kaudu tutvuda erinevate Eesti luuletajatega. Et kõige rohkem mulle meeldisid siin võib-olla Minni Nurme luuletused, olid kuidagi sellised kaasahaaravad. Ja nagu kogumike puhul ikka, siis päris kõik ei meeldi ja ei peagi ilmselt meeldima. Et igaüks leiab siit endale midagi sobivat. Ja mis mulle siin nende luuletuste juures meeldis, on see, et see näitab, kui rikkalik on eesti keel. Et siit leiab sellised sõnu ja keelekasutust, mida tavapäraselt eesti keeles ei kohta. Kasutatakse sõnu, mille tähendusi ma enamasti küll teadsin, aga jah, nad ei ole nii tänapäevases kasutuses. Aga selles mõttes tore kogumik, et ei pea lugema algusest lõpuni, vaid võib teha täiesti suvalisest kohast lahti ja siis lihtsalt lugeda ühe autori luuletusi või lihtsalt vaheldumisi. Ja minu meelest sobib see raamat hästi ka kinkimiseks. Et selline tore luuletuste kogu. Ja viib siis inimese looduse hüppe ja natukene eemale argipäevast. Ja kes on seda juba lugenud või plaanib lugeda, siis 19. mail kell 5 on Südalinna raamatukogus raamatuklubi, kus siis arutatakse ka selle raamatu üle. Et kes soovib, saab siis liituda. Ja järgmine raamat on mul Krimka, selline muhekrimi, Elly Griffiths, Kriidikaevandus. Ja kes soovib lugeda inglise keeles, siis see on olemas ka meie Overdrive'is, Tallinna raamatukogud.overdrive.com, et see on praegu täiesti saadaval. Ja see on siis Dr. Ruth Galloway sarja 9. raamat juba eesti keeles. Et kes enne seda sarja lugenud ei ole, siis ma soovitan alustada esimesest osast. Et kuritööd on igas raamatus küll erinevad, aga peategelaste suhted ja suhteintriigid lähevad raamatust raamatusse edasi. Ja seekord leitakse kaevandustest inimluud. Ja alguses arvatakse, et need on pärit keskajast, aga selgub, et tegelikult ei ole. Et need on üsna hilisest ajast, et tänapäevased või siis maksimaalselt 10 aastat tagasi. Ja selgub ka, et neid luid on keedetud. Ja siis see Rutt uurib, et mis selle inimesega juhtus, et kuidas tema luud sinna Kriidikaevanduse käikudesse siis sattusid. Ja samal ajal uurija inspektor Nelson
uurib siis ühe kodutu naise kadumist ja nad ei võta seda juhtumit alguses eriti tõsiselt, sest kodutud ikka liiguvad ringi, aga siis kaob järgmine naine ja nüüd on juba asi tõsisem, sest see naine ei olnud kodutu ja mõne aja pärast tapetakse politseimaja ees trepil kodutu ja paraku see mõrv ei jää viimaseks. Ja terve tema meeskond uurib nüüd seda mõrva ja samal ajal, kuidas on sellega seotud need luud, seda saate lugeda juba siit raamatust. Et tegemist on ülimalt põneva ja kaasahaarava raamatuga, mida on väga raske käest panna. Ja minu meelest teevad selle sarja minu jaoks just põnevaks erinevad inimsuhted ja lisaks siis ka need kuritööd muidugi ja siin on ka killuke sellest Inglismaa piirkonna ajaloost. Et see kõik moodustab kokku sellise mõnusa terviku, mida on siis põnev lugeda. Et selline mõnus muhekrimisari ja tõesti see 9. raamat oli nagu ootamatult hea, et vahepeal mõned osad võib-olla nii head ei olnud, aga siin suhete osas toimub ka mitmeid põnevaid intriige, et ma tahaks juba järgmist osa, et teada saada, kuhu need siis välja jõuavad. Et igatahes soovitan, kas siis lugeda eesti keeles paberraamatuna või siis Overdrive'is ingliskeelsena. Ja 3. raamatuks on mul väga omanäoline raamat Edward Louis Muutuda meetod. Ja see on ka olemas Overdrive'is, et hetkel küll on sealt paraku väljas, et peab siis natuke ootama. Aga see on siis lugu ühest noormehest, kelle nimi on Edi. Ta on pärit ühest vaesest Prantsusmaa perekonnast. Ta kasvab koos isa ja ema ja tal on mitu õde-venda minu meelest oli. Ja ta tõesti on vaestest oludest pärit, ta on teistsugune, seda märkavad ka teised inimesed ja paraku nad ei jäta seda ka mainimata. Ja ta tunneb, et tema koht ei ole seal. Et ta tahab sellest väikesest asulast ära ja tema võimaluseks saab haridus. Et ta on ainus, kes oma perekonnast läheb gümnaasiumisse ja sealt pärast edasi ka ülikooli. Ja ta tunneb, et ta ei suuda seal väikeses asulas olla ja et seal tema jaoks nagu muud ei ole, kui käia isa ja vanaisa jälgedes, kes töötavad väikese palga eest tehases ja põhimõtteliselt matavad sinna oma tervise. Ta tunneb, et see ei ole tema jaoks ja see gümnaasiumisse minnes ta kolib teise linna, suuremasse kohta ja ta tutvub seal ühe tüdrukuga, kelle perekond võtab ta siis enda rüppe ja ta õpib siis nende kombeid, ta hakkab lugema raamatuid, käima teatris, kunstinäitusel, et ta ise hakkab niimoodi ennast nagu muutma selleks, kes ta tahab olla. Ja õige pea jääb ka see rind talle väikeseks ning ta otsustab minna edasi Pariisi. Ja seal ta alustab sellega jälle kõik otsast peale. Et see on hästi huvitav oli lugeda just sellepärast, et oma ise olen väikesest kohast pärit ja niimoodi aegamisi jõudnud välja Tallinnasse. Ja väga huvitav oli lugeda tema seda edujanu nii-öelda, kuidas ta ennast kannustas. Ja see on ta enda nii-öelda elu põhjal, et sündides pandi talle nimeks Edi, ta muutis selle nii eesnime kui perekonnanime ära, läks õppima hästi sellisesse elitaarsesse ülikooli, kuhu sisse pääsevad vähesed, tal see õnnestus
ja kuidas ta siis tõesti on ennast nüüd teostanud. Aga samas teiselt poolt on see selline kurb lugu, sest et mida rohkem ta ennast harib, seda rohkem ta kaugeneb enda perekonnast. Ta tunneb, et tal ei ole nendega mitte midagi ühist. Ja eriti suurt tähelepanu pöörata siin raamatus suhtele isaga, et suur osa sellest raamatust ongi nagu isale pühendatud ja sellest oli kurb lugeda, aga samas on natuke ka mõistetav, miks ta tahtis sealt väikesest kohast ära. Ta teadis juba väikesest peale, et ta on teistsugune ka oma seksuaalse sättumuse poolest ja see siis tõukabki teda lõpuks sinna Pariisi, et väga huvitavalt kirjutatud, väga ladusalt kirjutatud ja väga ausalt ka minu meelest kirjutatud. Kohati on humoorikas minu meelest, aga enamasti on selline pigem natukene kurvapoolne, aga tõesti kaasahaarav. Et igal juhul soovitan tutvuda, et see on siis seal Varrakus Mootsa sarjas ilmunud. Ja nende kvaliteedi peale saab kindel olla. Järgmine on mul Jaapani kirjanik Yumiri Tokyo Ueno-Yama pargipoolne väljapääs. Et see on siis sellel aastal Loomingu raamatukogus ilmunud ja minu suhe Jaapani kirjandusega on selline kummaline, et ta jääb mulle kohati võõraks, aga samas ta on selles mõttes hea lugeda, et ta on täiesti teistsuguse mõttemaailmaga inimesed, mis nagu tõmbab lugema. Et ka see raamat jäi mulle natukene võõraks, aga samas teema oli äärmiselt huvitav. Et ta kirjutab siin kodututest inimestest. Et see mina jutustaja, kes siin ongi üks mees, ta on jäänud kodutuks ja ta kirjutab ka, kuidas ta on ka pärit vaestest oludest Põhja-Jaapanis ja kuidas tal on siis naine ja lapsed, aga ta läheb pealinna tööle, et siis raha teenida, sest seal kodukohas ei olnud erilisi võimalusi. Ja ta ongi peamiselt kogu aeg seal Tokyos, oma naist ja lapsi näeb harva. Ja siin ta kirjutabki sellest, kuidas ta lõpuks kodutuks jäi. Ta kirjeldab kodutute elu, samas ta kirjutab siin vahepeal ka juhuslikke pealtkuuldud inimeste vestluskatkeid ja räägib siis sellest pargist, sellest elust seal pargis ja kuidas see kõik seal korraldatud on ja samamoodi ka teiste inimeste suhtumisest kodututesse. Et selline äärmiselt omapärane raamat siis kodututest ja sellest, kuidas tavainimesed neile tegelikult eriti tähelepanu ei pööra. Et selline äärmiselt omanäoline raamat, mida siis soovitan lugeda. Ja see on ka Overdrive'is audioraamatuna saadaval, et saab kas või kohe alustada, kui paberraamatut ei ole käepärast. Ja järgmine on mul ka üks väga põnev ja hariv raamat on Anna Rinaldo Saunast süstlani. Et see on siis lugu Eesti tervishoiu ja meditsiini arengust. Peamiselt siis eelmisel sajandil. Puudutab natuke ka üle-eelmist sajandit ja käesolevat sajandit. Ja siin siis ongi juttu sellest, kuidas siis kõik nii-öelda algas, kuidas ravimtaimedest jõuti tänapäeva ravimiteni. Ja kõigepealt esimene peatükk ongi siin puhtusest, et kuidas alguses inimesed eriti puhtusest lugu ei pidanud, kuidas levisid nakkushaigused ja kuidas siis lõpuks suudeti selgitada inimestele puhtuse olulisust, kuidas suudeti piir panna sellistele nakkushaigustele nagu rõuged ja muud sellised
siin on juttu ka tuberkuloosi ja pidalitõve ja lastehalvatuse, kuidas sellest saadi nagu nii-öelda jagu. Ja loomulikult on siin juttu vaktsineerimise tähtsusest, haiglate, kiirabi, apteekide arengust ja nõukogude perioodil olid väga tähtsal kohal ka sanatooriumid, et kuidas siis kõik arenes tänapäevani välja. Ja olulise teemana on siin välja toodud ka vaimne tervis, mis tänapäeval on eriti aktuaalne, aga siin on juttu ka sellest, kuidas näiteks nõukogude ajal sellesse suhtuti ja muud selline. Ja ei saa jätta puudutamata tervise teemal ka viljatuse teemadest, vanurid, millistesse haigustesse surid inimesed sajandi alguses ja millesse sureme tänapäeval. Et kuidas see on nagu muutunud. Ja selline väga hästi ja põnevalt kirjutatud raamat ei ole üldsegi igav, sest ta on kirjutatud erinevate inimeste lugude kaudu. Et päris palju on erinevaid mälestusi siin ja ta on üldse hästi omapäraselt kujundatud raamat, et siin on palju pildimaterjali, et siin on näha, et erinevaid pildid on siin. Siin on ka mitmeid näiteks dokumentide ja selliste reklaamplakatite pilte, et selles mõttes on nagu hästi huvitav lugeda. Et mis minu meelest ainuke puudus selle raamatu puhul on see, et see kiri on üsna väike. Et kes tahab suure kirjaga raamatuid lugeda, kes ei näe hästi väikest kirja, siis sellel võib olla raske seda lugeda. Aga muidu tõesti hästi põnevalt ja haaravalt kirjutatud raamat siis Eesti tervishoiu ja meditsiini arengust, mida siis soovitan lugeda. Järgmine on ka üks põnevik. Freida McFadden Kallim. Et eelmine kord ma tutvustasin tema eelviimast raamatut, et nüüd siis on viimane raamat, mis temalt eesti keelde praegu ilmunud on. Ja see on ka olemas audioraamatuna Overdrive'is, et kes soovib lugeda või kuulata inglise keeles, saab siis seda sealt teha. Ja mul on kõik tema eelnevad raamatud loetud ja ta suudab ikkagi üllatada. Et siin on siis peategelaseks 30-ndates naine Sydney, kes siis on vallaline, aga ta soovib endale luua perekonda. Ja sellepärast ta käib erinevatel kohtingutel, ta kasutab peent sellist äppi, kus ta siis suhtleb erinevate meestega ja lepib siis kohtamisi kokku. Tal on juba päris palju kogemusi erinevate deitidega, erinevate meestega ja nüüd see viimane on eriti pealetükkiv, kes ei saa aru sõnast ei. Ja see viib erinevate sündmusteni siin, et selle viimase deidiga siis nii-öelda ära minnes kohtub ta ühe teise mehega, kes hakkab talle huvi pakkuma, aga see jääb alguses selliseks lühiajaliseks kokkupuuteks. Et ta elab sellises majas, kus tal on ka üks sõbranna elab seal ja paraku see sõbranna leitakse surnuna. Ja kahtlusaluseid alguses ei ole, aga lõpuks selgub, et tal oli kallim, kellest keegi mitte midagi ei tea. Teatakse, et tal oli, aga ei teata ta nime ega seda, kuidas temaga ühendust saada. Ja uurides selgub, et see ei ole ainuke taoline surm, et neid noori naisi on veel, kes niimoodi on surma saanud. Ja lõpuks jõuab see uurimine ka vahepeal ummikusse, et läheb paar kuud mööda. Sydney on leidnud endale nii-öelda mehe, kellega koos tal on hea, kellega tal on huvitav rääkida ja kes on ka välimuselt üsna nägus ja kes töötab arstina.
ja ta on väga õnnelik, et ta leidis sellise mehe, aga õige pea hakkavad suhtesse tekkima mõrad. Et selgub, et mees ei suuda pühenduda ja käitub üldse kuidagi kummaliselt. Et kuhu see kõik välja viib, saate lugeda juba raamatust. Et tõesti selline hästi huvitav lugu, et seda jutustatakse 2 tegelase kaudu ja autor suudab väga hästi kahtluseid juhtida, et ma ei suutnud lõpuni seda süüdlast ära arvata, et ta tõesti suudab üllatada, et selline hästi põnev raamat, mis alguses võib-olla tundub selline maldalt rahulik ja sellise aeglase tegevusega, aga see on petlik, et see sündmused lähevad õige pea käima ja siis on juba väga raske raamatut käest panna, nii et igal juhul soovitan lugeda, kes veel ei ole. Ja nüüd viimane raamat on mul ka selline omapärane raamat, mis sattus mu kätte üsna juhuslikult, on siis Priit Põhjala juhuslike sõnade raamat. See on siis keeleteaduse kohta ja ta sisaldab veidi rohkem kui 100 sõna, täiesti suvalist juhuslikku, nagu ta ise eessõnas kirjutab, mille tähendust ta siin lahkab ja selgitab ka päritolu, mismoodi see sõna on eesti keelde jõudnud ja kust kohast ta on jõudnud. Ja ta teeb seda äärmiselt põnevalt, erinevate näidetega, mis on siis omaaegsest kirjandusest ja ajakirja artiklitest võetud ja sellise huumoriga siis selgitab neid sõnade tähendusi, et mitmel sõnal on mitu tähendust, samas võib olla, et see sõna tähendas tookord, kui ta kasutusele võeti, hoopis midagi muud, kui ta tänapäeval tähendab. Et need sõnalood on algselt ilmunud ka õpetajate lehes aastal 2017 kuni 2024, aga neid on siis täiustatud. Ja siin on sellised huvitavad sõnad nagu pärdik, tegelinski, vooster, ruja ja kreeps, resto, rabarber, et kust nad kõik pärit on ja mida nad siis tegelikult tähendavad. Et neid sõnu on siin tõesti veel ja ta suudab tõesti huvitavalt kirjutada niimoodi, et ei ole igav. Ja see on ka selline raamat, mida ei pea algusest lõpuni järjest lugema, vaid võib vaadata lihtsalt huvitava sõna kohta ja lihtsalt kusagilt keskelt lahti teha ja lugeda, et tõesti on ülimalt nauditav lugemine ja jälle selgub, kui rikkalik ja ilus on eesti keel. Et selline põnev raamat jälle. Aitäh, et kuulasite, vaatasite, kaasa elasite. Järgmise korrani!